Tere, minu nimi on Erki Tammiksaar ning mul on täna jälle au kõneleda siin Vabas Akadeemias. Olen teile rääkinud põlevkivitööstusest, maade uurimisest, kaardistamisest. Täna on natuke teistsugune teema, mida pole seniajani üldsegi Vaba Akadeemia loengutes käsitletud, see on siis põllumajandus. Haridusteemasid on ennem olnud ja sel teemal ma kavatsen ka siis täna rääkida, eriti mis puudutab põllumajanduslikku siis kõrgharidust ning ka siis madalama taseme põllumajanduslikku haridust. Pealkiri on valitud sihiteadlikult selline, et see ees on sõna põgus, sellepärast et teema on niivõrd suur ning ma käsitlen ainult mõningaid aspekte, mis mulle tunduvad nagu olulised ja tähtsad ja ma loodan, et kindlasti tuleb teisi, kes seda teemat võiksid ja saaksid täpsustada. Loengu ülesehitus on järgmine, kõigepealt väga üldiselt ma räägin varasemast perioodist, kuidas üldse nagu põllumajandus võiks hakata nagu põllumajanduskaubandus nagu arenema siin Eesti alal ning kuidas siis juba see edasi areneb Rootsi ajal, kuidas ta tuleb siis hilisematel sajanditel ning vähem ma pööran tähelepanu nüüd Nõukogude põllumajanduspoliitikale ja ka iseseisvuse taastanud Eesti põllumajanduspoliitikale ja kõrgharidusele. Ma natukene markeerin neid, aga see ei ole tänane teema, et eelkõige ma tulen välja kuskil 1950. aastateni, mida ma siis nagu püüan hõlvata. Aga lähme nüüd asja juurde, et kõigepealt ma räägin paar sõna terminitest, sest üldine arvamus Baltikum, see nagu tähendab Eestit, Lätit ja Leedut, siis see selles mõttes ei ole õige, eriti kui me vaatame meie ajaloo kontekstis, et olid ainult Vene Läänemere provintsid või siis Osse provints Russlands, kuidas neid nimetati saksa keeles, ning Leedu ala, mis täna on Baltikumi osa, nagu see termin tuleb alles 20. aastatel ning Baltimaade all peetakse ainult silmas siis tänast Eestimaad või Eesti Vabariiki ning Läti Vabariiki. Ja siin on näha ka natuke nende piirid, et põhja poole jääb siis Eestimaa kubermang, siis on Liivimaa, mis oli kõige rikkam ja kus elas ka kõige rohkem rahvast, ning lõpus siin all on Kuramaa, kus oli kõige suuremad mõisad ja tegelikult kus rikkust oli tegelikult vähemalt mõisnikel päris palju. Et me räägime eelkõige nendest kahest riigist siis tänases mõistes, kui me räägime Liivimaast ja Vana-Liivimaast ja Eestimaast. Nii, kõigepealt siis kui me lähme päris kaugele aega tagasi, siis tegelikult on teada, et variaagid, nagu need venelased nimed, meie nimetame neid siis noormannideks ja viikingiteks, kes tegelikult siis liikusid juba seal aastal 1100 juba Neeva jõe suudmesse ning läksid Venemaale ning said Venemaal kuningateks ja nii edasi, ning tegelikult siis rajati juba see kaubatee just eelkõige Venemaale ja mitte niivõrd Eesti alale ning üks põhikohti, kus kohas see kaubandus hakkas liikuma, on tegelikult Gotlandi saar, see oli selline keskne koht, kus kohas üle siis Läänemere tuldi. Ja hilisematel aegadel, ütleme alates seal juba siis 16. sajandist oli üha rohkem vaja tegelikult oma kaubanduse, et laevu läks väga palju põhja, eriti just siis Hiiumaa, Nekmangrundi juures ning selleks oli vaja siis asutada või teha tuletorn, maailma esimene tuletorn oli Genovas, mis oli keskne siis kaubanduslinn Vahemere ääres, mis sai kasu siis siidide kaubandusest ja tema suur konkurent oli siis Veneetsia, mida ma arvan kõik teavad, aga nad mõlemad olid nii-öelda maailma kaubanduskeskused siis Vahemere ääres kuni suurte ümbermaailma reisideni, mis algavad siis 15. sajandi lõpus või hakkavad ennem, aga toovad esimesi suuri tulemusi. Ja selle tõttu siis rajatakse tuletornid, et teha nii-öelda nagu meresõitu ohutumaks, üks on siis siin näha see Genovas ning teine, mis siis on teada maailmast, mis tegelikult ka töötab kuni tänaseni välja, on siis Kõpu poolsaarel just täpselt, et siin on Nekmansgrundis saaksid siis mööda minna Hansa laevad.
ja mõne sõnaga tulebki siin rääkida nüüd Hansaliidus, see on kõige esimene kaart, mis meie alade kohta on koostatud, selle teeb Rootsi munk Olaus Magnus, kes siis ei lähe üle luteri usku, vaid jääb katoliku usku, läheb Vatikani ning teeb seal paavstile sellise suure kaardi, Carta Marina 1539, mis saab hiljem teiste kaartide aluseks, mis siis puudutavad kogu Skandinaaviat, aga ka Läänemerd. Aga meie jaoks on siin antud hetkel olulisem see teema, et millel tegelikult Hansaliit põhineb ja tegelikult ka, mis on meie kaubanduse, ütleme, meie arengu üks olulisi arengutegureid. Me teame, et räägitud, me viime vilja välja, Venemaalt toodi mett ja veel mitmesuguseid muid kaupu, karusnahka ja nii edasi, kuid tegelikult suuresti Hansaliit põhineb ühel asjal ning selleks on siis siin Falsterbo poolsaar, päris Skåne poolsaare lõpus, see kuulus kunagi Taanile, nii nagu tegelikult Gotland kuulus Taanile ning siin olid väga suured heeringavarud ning seda heeringat püüti suures osas, püüti kõik välja, toodi sinna Falsterbosse ning 1398. aastal rajatakse maailma esimene, ütleme niisugune suur kanal, mis läheb siis Elbe jõe pealt siia Läänemerele ja seda on Stegnitz kanaal, mille ülesandeks on siis viia Lüneburgist soola Läänemerele. Lüneburg oli ainuke koht Põhja-Euroopas, kus soola oli ja see on soola peal kasvanud linn ja tänu sellele rikas ning siin siis osteti kala, soolati ning viidi igale poole siis siin Skandinaavias ja Eesti alale laiali ning tegelikult Eestis arvestati veel 19. sajandil 180 kilo inimese kohta kala aastas ja sest tegelikult liha ja muudega oli siin suured probleemid. Aga siis oli heeringas juba kadunud, siis tegelikult oli selleks kalaks peamiselt räim ja kui rootslased tegelikult vallutavad selle ala siin 17. sajandi algul, siis just sellel ajal hakkab tegelikult kala sealt ära kaduma ja see Hansaliit tegelikult kukub ka suuresti seoses sellega kokku. Aga Eesti ennast kalaga varust ära isegi veel 1920. aastatel, me ostame räime tegelikult Soomest, toome suurel hulgal sisse, mis aitab siis meie maarahval siin elada. Aga just see kaubandus, mida Hansaliit siis heeringaga seoses nagu teeb, aitab väga suurel hulgal või siis seda kaubandust arendada ning on ka mõjub kasulikult meie põllumajandusel. Ning siin on näha nüüd heeringapüügilaevad Skåne järgi, see Skune tuleb kuunari nimetus, nii et siin on näha ka üks, kui palju siis seal seda kala tegelikult ka nagu oli varasematel joonistutel, on see näha, nii et heeringapüügilaevad, kuunarid, et see oli, ja neid kasutati veel 19. sajandil ka, nii et üks oluline aspekt ka meie põllumajanduse arendamiseks. Oluliseks nii-öelda aspektiks meie põllumajanduse, üldse meie alade kaubandusliku läbikäimisega saab see, et inglased Willoughby ja Chancellor 1553 tahavad minna mööda Kirdevälja, see on siis meretee Atlandi ookeanist üle siis Aasia, Hiinasse ning liiguvad siis tänase Barentsi mere peale, aga jõuavad siis Arhangelskisse ja Chancellor läheb Moskvasse, rajatakse kaubanduskontor ning tegelikult väga suures hulgas liigub siis kaubandus, mis ennem oli Venemaaga käinud üle Läänemere, liigub tegelikult Arhangelski peale, mis mõjutab ka oluliselt meie alade kaubandust ja põllumajanduse arengut, mis jääb mõnes mõttes nagu kängu, kuna nii-öelda üks väga oluline kaubatee liigub ära ja teatavasti see kestab ka seal veel kuni esimese maailmasõja järgse ajani, kui inglaste interventsioon läheb täpselt jälle Arhangelskisse, nii et olulised sellised teemad ning tulevad uued nii-öelda laevad, brigantiinid, millega saab juba sõita ookeani peal ja galeoonid, mis on veel suuremad, need kuunarid ja teised laevad ei olnud tegelikult ookeanisõiduks sobivad, aga see mõjutab nagu üldist arengut päris tugevasti. Kui me nüüd vaatame, siin on näha nüüd üks
17. sajandi alguse kaart siis Liivimaa kohta, siin on ilusasti näha, et siin on juba päris õigetes proportsioonides nii-öelda nagu Eestimaa kujutatud ja palju kohanimesid ja jõgesid ja nii edasi, kuigi ütleme, moodsale pilgule võib-olla tundub see võõras, aga tegelikult kõik on ära tuntav. Siin, kui Liivi sõda toimub, ning pärast seda lähevad siis kogu nii-öelda tänane Eesti ja Läti ala lähevad siis, või ütleme, kurama ei lähe, lähevad siis Rootsi võimu alla, siis tegelikult Rootsis on hoopis teistsugune kord. Rootsis ei ole pärisorjust, nii nagu Eesti ja Läti alal on. See pärisorjus tegelikult süveneb, aga rootslased on rohkem riigikesksed ning nad tahavad võimu rohkem enda kätte saada ja toimub nii-öelda 17. sajandi lõpul mõisate reduktsioon, mis tähendab seda, et Rootsi riigivõim võtab suuresti või riigistab mõisad, kuigi ütleme, need ei olnudki nagu mõisniku omad otseselt olnud see lääni ja muude õigustega seoses, aga põhimõtteliselt see olukord on selline. Ja see muidugi ruineerib nüüd Saksa aadlikke ja Saksa rüütelkondi, kes siin meie aladel nii-öelda resideeruvad ning nad väga aktiivselt on valmis siis Rootsi vastu võitlema ja kui 1700 algab Põhjasõda, mida siis Peeter Esimene ründab Narvat ja 1703 ka selle siis vallutab, siis Eesti ja Liivimaa rüütelkond on küll esialgu veel Rootsi poole peal, aga 1710 nad annavad alla ja lähevad Vene riigi koosseisu. Siin on näha nüüd esimene venelaste koostatud kaart aastast 1703, mis põhineb just rootslaste ning hollandlaste andmete peale ning Venemaa jaoks või venelaste jaoks, või õigemini Peeter Esimese jaoks, kes on toona Vene keisar, on eriti oluline siis Soome lahe ots, kuhu ta kavatseb rajada uue pealinna, milleks nimeks saab siis Peterburi või Sankt Petersburg siis saksa ja teistes keeltes ning siin on näha siis Kroonlinn. See oli kõige tähtsam koht, et Venemaa saaks hakata arendama siis ise kaubandust Läänemerel, kuhu tal ennem siis otsest pääsu ei olnud. Meie mõistes on oluline see, et Eesti ja Liivimaa rüütelkonnad andsid Peeter Esimesena alla seoses sellega, et nad tahtsid, et Vene keisar lubas neile privileege. Privileegid tähendas seda, et nad said oma mõisad tagasi, need kinnistati neile, nad said õiguse oma keeles edasi rääkida, see on siis saksa keeles, nad said õiguse luteri usku nii-öelda edasi siis pidada ja valitseda eestlaste ja lätlaste üle. See oli üks kõige olulisemaid aspekte, siis, mis siis tegi balti sakslased väga, või ütleme hiljem, 19. sajandi teisel poole võime rääkida siis balti sakslastest, kellel on juba ühine selline identiteet. Nemad siis on jäägitud ustavalt Vene keisrile kuni siis tegelikult keisririigi lõpuni 1917. aastal. Ning privileege kinnitatakse kuni 1881. aastani, aga see ei tähenda seda, et neid ka otseselt ära võeti, kuigi ütleme balti sakslaste võimu järjekindlalt Vene Läänemere provintsidest alates seal just 1880. aastate lõpus, millal toimub justiitsreform, tehakse. Ning tekib suur või linn, mis tegelikult saab siis metropoliks Läänemere ääres ning seal 20. sajandi algul on see suuruselt, rahvaarvult suuruselt teine Eesti linn. Ja Vene impeerium vajab tegelikult haritud inimesi, neid tegelikult on vähe, ülikool ei ole, aga juba sakslased, kes Eesti alal on elanud ja õppinud tegelikult, kuna ülikool oli sealt toimus 1632 kuni 1710 oli siis Tartus, siis ülikool õpivad 18. sajandil sakslased eelkõige siis Saksa ülikoolides ja väga paljud Saksa nii-öelda haritlased tulevad Eesti ja Liivimaale koduõpetajateks, mis on meie jaoks väga oluline, kes hakkavad väga oluliselt tähelepanu pöörama siis põllumajandusele. Ning siin ongi näha, et tegelikult ütleme seal, kui
kui Eesti ja Läti ala langeb, ütleme siis välja arvatud siis Kuramaa langeb Vene võimu alla, siis tegelikult põllumajandus ja see kõik näljahädad ja muud probleemid, et Eestimaal ei ela väga palju inimesi ja see võtab päris palju aega, et tegelikult seda põllumajandust paremini arendada, ei ole mitmeväljasüsteem, tehakse ikka alet, küttis tehakse, siis raadatakse selles mõttes jah, et alepõllundust arendatakse ja tegelikult see mõnel pool toimub isegi kuni 19. sajani välja. Nii et ütleme, niisugust moodsat mõisamajandust tegelikult välja ei kujune, aga oleme ausad, seda ei ole ka mujal Euroopas veel toona olemas. See ongi 18. sajandi üks olulisi arenguvõtmeid, kus siis põllumajandus hakkab väga oluliselt edasi arenema ning selle taga on suuresti just Inglismaa. Ning üks asi, mis nüüd tegelikult ütleme rikkust hakkab meie alale nagu tooma, on nii-öelda viinatööstus. Peterburi on loodud, sinna saab tegelikult viina viia ning siin ongi näha Palmse mõis Eestimaal ning siin siis viinaköök ning Palmse ja Sagad ja mitmed teised Põhja-Eesti mõisad või Eestimaa mõisad said rikkaks juba 18. sajandil, kuna neil oli siis otsetee Peterburi suht lähedal. Kui me vaatame nüüd Lõuna-Eestit, siin on näha Heimtalis, siis see on ju tegelikult 19. sajandi lõpu, 20. sajandi alguse viinaköök ja siis Lõuna-Eestisse Läti aladel areneb tegelikult viinatööstus või mis nii-öelda eksportkaup on Venemaale, eelkõige raudteede tulekuga ja siis 19. sajandi päris lõpukümnenditel. Nii et viinatööstus aitab tegelikult just, vili on see põhiline, millest viina tehakse, aitab tegelikult põllumajandust meie aladel arendada ning kõige olulisem kaup, mis sellest tuleb, on siis alkohol, puhas viin. Nüüd mõned sõnad peab rääkima nii-öelda põllumajanduslikest seltsidest. Siin on Venemaa esimene teadusselts, Peterburi vabamajanduse selts, mis ongi tegelikult põllumajandusselts. See on selle peahoone Peterburis, mis praegugi eksisteerib ning selle nii-öelda seltsi liikmeteks on Vene kõrgaadelkond, keisriperekonna liikmed, väga paljud siin meie alade mõisnikud on seal ning neil oli oma väljaanne, seal kirjutati erinevatest põllumajandusviisidest, mis on näiteks üks Karl Lieven, kes oli tegelikult Venemaa suursaadik siis Londonis 19. sajandi algul. Ma kunagi käisin British Libraries, lugesin tema arhiivimaterjale, need on praegugi Londonis olemas ning seal on terve rida kirjavahetusi siis Vene keisriperekonna liikmetega ja kõrgaadlikega, kes kõik tahavad 18. sajandi lõpul, eriti just 19. sajandi alguskümnenditel minna Inglismaale, tutvuda sealsete põllumajandusviisidega, osta sealt erinevaid uusi põllumajandusmasinad, eelkõige siis äkkeid ning kultivaatoreid, selleks, et siis võimalikult uusi põllumajandusmeetode ka siis Venemaale tuua. Nad teevad seda, see ei levi väga, aga teistpidi ollakse Venemaal täiesti uute põllumajandusvõtetega, mis Inglismaalt nagu tulevad, siis vähemal või suuremal määral tegelikult kursis. Ning näiteks ka, kui esimesed teated Eesti põlevkivis näiteks on kõik tulevad nagu päevavalgel just Peterburi vabamajanduse seltsi kaudu. Ning seal koostati ka erinevate kubermangude ülevaated, näiteks kui 1795 Läti lõunaosa või Kuramaa toona ühendatakse Vene impeeriumiga, siis 1805 valmib esimene ülevaade siis sealsest piirkonnast ja põllumajandusest just Peterburi vabamajandusseltsi ülesandel. Kui me räägime nüüd, ütleme, niisugust agraarpoliitikast ja mida peaks põllumajanduses üldsegi nagu tegema, siis sellega seostub tegelikult ka teaduse algus Eesti alale. Kui me ei räägi Rootsi ülikoolis, kus oli väga vähe seoseid nagu Eesti enda või Läti aladega, siis
kõige esimesed teadustööd, mis käsitlevad nagu Eestit ja tegelevad Eestiga, on kõik põllumajanduslikud tööd ning iseenesest on sellega mõnes mõttes arusaadav, kuna põllumajandus oli peamine majandusharu toonastes Euroopa riikides ning siin on näha siis kõige esimene teos, mida võib siis nimetada, see on siis Johann Bernhard von Fischer, kes siis oli keisrinna Anna teenistuses, ta oli ka Royal Society liige, ta oli ka Leopoldina liige, need on siis üks on maailma esimene siis teaduste akadeemia, Leopoldina ja Royal Society oli siis Inglise teaduste akadeemia liige, see ilmub 1793 teos, mis käsitleb siis Liivimaa põllumajandust ja mis käsitleb siis omakorda natuke Eesti, Liivi ja Kuramaad, mis siis kuidas põllumajandust arendada, eriti just karjakasvatus, kuidas on majapidamistele tähtis, põhjused siis veiste katku vastu võitlemiseks ning samamoodi ka erinevate talupoegade vastu võitlemiseks. Siin on ka näha, et see teos ilmub Halles ja Magdeburgist 1753. aastal, probleem on lihtsalt selles, et meie aladel toona trükikodas ei ole ja alles siis 1772. aastal ilmub see siis Johann Friedrich Hartknochi trükikojas Riias, see on siis esimene mees, kes rajab 1765. aastal, hakkab ta siis, 1762 ta rajab selle siis Miitavis või tänases Jelgavas ja aastast 1765 on see kirjastus Riias ning selles kirjastuses ilmuvad kõik kõige olulisemad teosed, mis puudutavad valgustusajastut nii Läti kui ka Eesti alal. Ja valgustusajastu tähendab seda, et talupoegal tuleb haridust anda, et kõik peavad saama mingil moel osa haridusest, see tuleb Prantsusmaalt, üle Saksamaa levib see ka siia meie aladele ning see tähendab seda, et tegelikult tuleb ka inimestele anda informatsiooni, et kuidas paremini ennast majandada, nii et see valgustusajastu toob väga palju positiivset meile. Siis mul on veel siin mõned teadustööd välja pandud, et aastal 1770 Peter Ernst Wilde, Saksamaalt tulnud arst, kes läheb Põltsamaale, rajab seal esimese siis nii-öelda trükikoja Eesti alal või Eesti alal ning tema siis tegeleb ka põllumajandusküsimustega, kuigi ta ise on arst ja siin on siis, ta annab välja esimese köite ja kahjuks üheks ainsaks jääbki siis sissejuhatus Liivimaa ja Kuramaa põllumajandusse. Ning millised on seal siis need esimesed tööd, millega siis tegeletakse, on torma pastor Johann Georg Eisen, kirjutab siis kalapüügis Peipsi järvel ja räägib just, et kuidas, kalapüük on ka üks põllumajanduse liik, räägib sellest, kuidas Venemaal või mitte Vene kalurid siis sisealadelt on tulnud oma nootadega, mida meie aladel ei tuntud, ning püüavad suured kalad välja ja Eisen kirjutab, et kui nüüd kohe midagi ette ei võta, siis suuri latikaid enam Peipsi järves kohe varsti ei ole. Nii et ka niisugune looduskaitseliseks tööks võime seda tegelikult nagu pidada. Ja teine töö, mida üks von Huek kirjutab, on siis jälle ale küttimine või ale tegemine on siis küttimine, mis on siis nagu, et võsa võetakse maha ja seda põletatakse ning natukene siis 2-3 viljakorda võetakse, siis jäetakse jälle sööti ja soiren tegelikult on juba, räägitakse natukene isegi nii-öelda siis väetamisest, et kuidas, mida tuleks teha, et väga olulised sellised teosed, mida tegelikult toonasel ajal näitab, et mis oli nagu aktuaalne ka. Ning Wilde ise kirjutab siis 1770. aastal hobuse kasvatusest ja hobuse kasvatuse ja hobuse kasvandustest. 2 erinevat teemat, mis tal on ning põhiteos või põhiteema, mis siin on tegelikult jutt on Eesti siis põlist või Eesti tõugu hobusest, nagu toona seda nimetati setukaks.
ning jutt käib sellest, et nii venelased kui rootslased olid setukad suure hulgal välja viinud Eesti alalt selleks, et hakata nii-öelda ja Läti alalt selleks, et hakata siis oma hobuse tõugusi parandada, kuna see oli peamine nii-öelda ju veo ja ütleme töövahend toona, me teame täna ka automootorid, kõik on hobujõudude peal just sellega seoses, kuna hobused olid varasematel sajanditel niivõrd olulised. Ja ta teeb ettepaneku, et tuleks rajada spetsiaalsed kasvandused setuka nii-öelda tõu alles hoidmiseks ning teeb ka ettepanekuid selle kohta, et tuleb ilmtingimata saata talle informatsiooni erinevate loomahaiguste, eriti just hobuste haiguste kohta, et oleks võimalikult hea siis hobuseid ka ravida. Ja see tema teos elab üle 3 nii-öelda trükki, viimane ilmub 1794. aastal pärast seda, kui ta tegelikult on juba surnud. See näitab, kui oluline tegelikult üks niisugune väike loodusteaduslik töö võib olla. Ja teine mees on üks saksa jurist, kes on ka jälle Saksamaalt nagu Peter Ernst Wilde jälle valgustusest nii-öelda innustunud mees, kes siis tuleb ka meie aladele, töötab Riias järjekordselt ning tema siis tegeleb veiste siis, see on siis kopsu katkuga ja ütleb selle kohta, et ta ise küll kõik on puha niimoodi juriidilised teosed, aga näete, ta peab oluliseks üks asja kirjutada, et kuidas nii-öelda nagu veiste haigustega võidelda, kuna see oli väga oluline aspekt siis toonases põllumajandus. Ja võibki öelda, et kui natuke need mõned teosed tegelevad just ale tegemisega, on ja see, kuidas põllumaad nagu saada, siis 12 olulist teost tegelevad just loomadega, aga ütleme niisuguse tavalise põllumajandusega, et mida oleks vaja kasvatada, mida on kasulikum teha, seda tegelikult ütleme toonasel ajal väga ei tule ning siin on siis teine niimoodi Põltsamaa suurmeest August Wilhelm Huupel ja mina ise peangi Põltsamaad Eesti teaduse keskuseks 18. sajandi teisel poolel. Tartus ei olnud midagi, Tallinnas ei olnud mitte midagi, aga Põltsamaal oli trükikoda ja seal oli väga olulised siis mehed teos, kuigi Huupeli teos või ütleme siis, need on siis kohaloolised teated Liivi ja Eestimaa kohta, ilmub esimene köide 1774 ja kokku tuleb neid 3, 1782 vist oli 3. ja see trükitakse jälle Harknohi juures Riias, aga see on esimene statistiline põllumajanduslik ülevaade Eesti ja Liivimaast ning Huupel, tal on korrespondentide võrk, kes saadavad talle siis informatsiooni küll talude kohta, kuidas põllumajandus erinevates piirkondades käib, just see küttimine, ale tegemine ja et milliseid viljasorte ja kui palju seda siis kasutatakse ja kasvatatakse. Nii et äärmiselt oluline teos, mis seniajani tegelikult eesti keeles ei ole mitte kunagi ilmunud. Esimene teadusselts Eesti alal on siis Liivimaa üldkasulik ja ökonoomiline sotsieteet, mis hakkab tööle 1792. aastal, see näitab ka niisugust vajadust põllumajandust arendada, see on eelkõige põllumajandusselts, sellel on 13 alalist liiget, nad vahetuvad, selle rajab üks Riia kaupmees Blankenhagen ning eesmärk on tõsta Liivimaa kubermangu siis põllumajanduslikku taset ning selle nii-öelda esimene teadussekretär on Wilhelm Christian Friebe, kes töötab siis Riias väga mitmekülgne siis teaduse mees, kes ka näiteks põllumajandus, agraarküsimustega selles mõttes tegeleb, et talupoegade olukorda kergendanud, aga sotsieteedi esimene teadussekretär, teine teadussekretär on teatavasti siis Georg Friedrich Parrot, hilisem Tartu Ülikooli esimene rektor ning tema annab siis ka ülevaate siis Liivimaa põllumajandus ja selle teoreetilisi ja praktilisi nii-öelda näpunäite või põhiprintsiipe, et seda, kuidas seda siis parandada, see ilmub siis
esimene ilmub seal 18. sajandi lõpus ja see 4. köide, mis mul siin praegu on näha, ilmub 1808. Ja alates siis 1796 annab siis ka Sotsieteet välja spetsiaalselt siis oma väljaandeid, kus siis räägitakse erinevatest põllumajandusteemadest, mida tuleks siis nagu järgida või milliste teemadega peaks Liivimaa põllu või ütleme eelkõige mõisnikud siis tegelema. Ja juba etteruttavalt, no siin ongi näha nüüd see Blankenhagen, mis on oluline, mida ma unustasin öelda, on see, et see Blankenhagen, kes selle rajab, Peter Heinrich von Blankenhagen, hakatakse välja andma tema nimelist, on nii kuld kui hõbemedalid, mis siis teenete eest, põllumajanduse eest tehakse ning alates seal 1860 hakatakse pidama põllumajandusnäitusi ja seal on siis ka aurahad väljas, et paremad nii-öelda loomad, siis nii hobustest, sigadest, veistest, lammastest saavad siis ära auhinnatud ja mis viib tegelikult oluliselt tõu parandamiseni siis Eesti ja Liivimaal. Ning siin on tegelikult näha ka siis Sotsieteedi hoone, täna on niimoodi, selle kohal on Marksu majad, siin on Tartu Ülikooli peahoone näha, selle koha peal see sõjas siis hävis, et seal praegusel hetkel maja ei ole. Et see on see koht, kus see on. Ja juba etteruttavalt ma ütlen, et Sotsieteet tegeles põllumajandusteemaga palju, aga ta tegeles ka kartograafia teemadega. Siin on näiteks esimene triangulatsioon, mis Eesti alal tehti keskusega Tartus. Wilhelm Struve tegi Tartu tähetornis, seda tehti Tartu meridiaan ning see oli esimene kord, kus siis oli niisugune mõõdistamine, mis võimaldas siis absoluutseid kõrgusi meie aladel mõõta ja sai hiljem aluseks tegelikult siis melioratsioonile ja maaparandusele, mida siis baltlased, mõisnikud kasutasid oma maade kuivandamiseks ning mida hakkasid tegelikult kasutama ka eestlased. No neid kaarte tuleb hiljem rohkem, eriti just 1860-70 aastatel, kui Sotsieteet väga aktiivselt tegeleb just nimelt siis melioratsiooni teemadega, selleks tehakse spetsiaalne hüpsograafiline kaart siis nii Liivimaa kohta, kui tegelikult tuleb Eestimaa kohta täpselt samat moodi. Ja Eesti põllumeeste jaoks on see väga oluliseks nii-öelda ka allikaks selle kohta, et kuidas tegelikult melioratsiooni oma aladel välja viia. Ja see aeg, mis ma nüüd räägin, kui Sotsieteet tuleb, siis see aeg on tegelikult ka moodsa põllumajanduse alguseks siis Mandri-Euroopas. Inglismaast ma juba rääkisin, aga nii-öelda Saksa aladel on selleks nii-öelda põllumajanduse nii-öelda veduriks mees nagu Albrecht Daniel Scheer, keda siin on ka pildi peal ilusasti näha ning tema puhul peab ütlema nüüd seda, et ta pärineb siis Hannoveri piirkonnast, Schleswig või see Niedersachsen on see täna ja see kuulub tegelikult Inglismaale, see kuulub Inglise kroonile sellel ajal ja põhimõtteliselt on Inglismaa ala, ta töötab selles, ta on arst ja alates 1780 ta tegeleb aiandusega, ta ei tegele loomakasvatusega, vaid vastupidi aiandusega ning põllumajandus, milliseid viljasorte kasutada, käib Inglismaal, õpib seal tundma ning ta tuleb siis 1804 Preisi teenistusse, mida talle siis nagu pakutakse, ta saab Preisi teaduste akadeemia liikmeks, temast saab esimene põllumajandusprofessor Berliini ülikoolis, kes väga agaralt tegeleb siis eriti just viljakasvatusega, räägib erinevatest ristikukasvatust väga soodustab, mis ka meie aladele tänu sellele hakkab nagu jõudma. Tema räägib mitme välja süsteemist, 4 välja süsteemist ja hakkab seda Saksamaal rakendama ja see on täpselt ka see aeg, kui Saksamaal hakatakse talupojad vabanevad siis pärisorjusest ja saavad hakata oma majandust üles ehitama. Siin on näha ka Mööglini härrastamaja Preisimaal, mis siis Scheerile kuulus ja mis oli siis nii-öelda nagu niisugune põhimajand, siis eeskujulik majand, kuidas tuleks põllumajandust nagu arendada. Ning Scheer on ka see mees, kes toob ja leiab, et tegelikult peaks siis ka Saksa aladel merino lambakasvatust nagu arendama, et mis oli siis Inglismaal just eriti tulus Kaleviga seos, Kalevi
riide tootmisega ning toob seda sisse ning ei ole mingit ime, et see jõuab väga kiiresti ka meie aladele. 1825 rajatakse juba Eestimaale esimene siis meriino kasvatajate ühing. Neid tekib üle nii-öelda Eesti, Liivi ja Kuramaa ning see on üks hetk väga populaarne, siis jälle natuke tagasi ja 1880 aastatel siis lõplikult nagu hakkab uuesti kaduma, just kaotab oma tähtsuse siis piimakarja kasvatusel, mis on tegelikult nagu ka oluliselt siis kasumlikum. Nii et väga palju asju selle džeerist tuleb, näiteks meie esimene esipõllumees Karl Robert Jakobson räägib džeeri õpetusest, et 1870 aastatel Eesti talumeestele, et seda asja peab nagu järgima. Nii et džeer on absoluutne klassik. Ja Saksamaa siis eeskujul ja muidugi Napoleoni sõjad mõjutavad seda ka, vabastatakse siis Eestimaal talupojad pärisorjusest 1816, Liivimaal 1819, tegelikult sellised eelnevad arengud on juba seal päris 19. sajandi algul ja ongi seotud just ka Napoleoni ja Saksamaa või Preisimaa arengutega, sest Saksamaad ju tegelikult ei ole. Ja tahan öelda siin selle kohta seda, et tegelikult olid sellega seoses ka suured probleemid. Kuigi eestlased tähistas 1869 oma esimese laulupeoga 50 aastat vabanemist pärisorjusest Liivimaal, mida Johann Voldemar Jansen peab, siis probleem oli tegelikult suur. Tegelikult talupojad vabastati ilma maata, maad nad ei saanud. Aga see tähendab seda, et nad olid tegelikult mõnes mõttes, kui nad ennem said nagu partselle, said mingid alasid kasutada mõisamaast, siis nüüd tegelikult nad olid täielikult mõisniku suval. Ja tegelikult mõnes mõttes oli olukord hullem kui pärisorjuse ajal. Ja oli teorent ja oli selline teotöö, raha nad selle töö eest mõisajaks ei saanud, põhimõtteliselt selle väikse maalapis, mis nad said, pidid nad tegelikult töötama siis mõisniku jaoks. Ja see tekitab tõsiseid probleeme, eriti just vaesemates piirkondades, mis on siis nagu Lääne-Eesti, saared, kus kohas on mullad, kehvemad, savised mullad ja see viib siis usuliikumiseni, et Eesti talupoegade seas levib kuuldus, et kui sa lähed vene õigeusku üle, siis antakse sulle maad, mis muidugi ei vastanud tõele, sellest küll kirjutati, aga keegi ei uskunud ja tegelikult Lääne-Eestis mõned saared seal lähevad täiesti nii-öelda nagu üle siis õigeusku, siin on näha näiteks Jõõpla õigeusu kirik ja sellised näevad siis välja August Petsoldi hinnangul 19. sajandi keskel Eesti talupojad, et imelikult, et noor naisterahvas võetud, aga härrasmees on väga vanem meesterahvas. Ei tea, miks see Petsold niimoodi otsustas seda teha. Ja Hans Kruus kirjutab sellest talurahva käärimisest ja kui juba sa olid õigeusku üle läinud, siis tegelikult tagasi oli sealt väga keeruline tulla. Ja see tekitab nii-öelda nagu lisapingeid siis ka meie maal siin, väga paljud hakkavad ju ka teatavasti välja rändama 1860. aastatel. Nagu Saksamaalt rännatakse Ameerikasse ja mitmel poole mujale, siis meie aladelt rännatakse Venemaa sisealadele ja Kaukaasiasse, mida me teame, kus paljud suured Eesti külad tulevad. Mis on võib-olla meie jaoks üks oluline teema on see, et siin on näha üks Vene peamise natsionaliste, tema nimi on Juri Samarin, kes siis kirjutab kuidas baltisakslased Eesti ja Läti talupoegi rõhuvad. Ta on ise Eesti asjadega väga hästi kursis, sest ta töötab Läänemeremaade komitees, millest ma kohe paar sõnaga räägin, mis on kõige olulisem nii-öelda komisjon, kus tehakse kõige tähtsamad otsused Eesti talupoegade ja Eesti põllumajanduse arengu huvides, aga ta on Vene natsionalist, ja tema vastu siis ka on väga suur või väga paljud võitlevad tema vastu. Aga siin on need inimesed, kes toetavad tegelikult põllumajandusreforme, et eestlastel peaks saama olema oma maa, et neil peaks olema päriseks, sest nad peaksid saama ise arendada oma või ise põllumajandust. Et siin on näha suurvürstinna Helene Pavlovna, kes on siis Vene Läänemeremaade komitee nii-öelda initsiaator, aga
see on siis Nikolai esimese kõige noorema venna naine, äärmiselt oluline Württembergi printsess, tema laste koduõpetaja oli see mees, teadlane Karl-Heinz von Baer, minu üks uurimisobjekte või üks olulisemaid teadlasi ja seda mööda liigubki tegelikult nii-öelda info, et peaks selle Läänemere maade komitee tegema just vastukäiguks sellele, et Eesti talupojad lähevad üle siis õige usku, et nad jääksid ikkagi luterusku edasi ning selleks tuleb nende põllumajanduslikku olukorda kergendada. Teine mees, kes samat moodi mõtleb, on Eestimaa mõisnik, ka teadlane Alexander von Kaiserling, kes siin on näha, kes on Eestimaa rüütelkonna pea, siin on näha Liivimaa rüütelkonna peamees Hamilcar von Völkersam, kes esimesena vabastab oma talupojad, siis hakkab nendele palka maksma selle eest, et nad mõisajaks töötavad ning hakkab maid nagu päriseks müüma ning need, eriti Völkersam on see mees, kes siis mõjutab väga oluliselt seda, et Läänemere maade komitees 1849 vabatahtlikult, kes mõisnikud tahavad, saavad juba hakata teorendilt raharendile üle minema, mis põllumajanduse arenguse jaoks on väga oluline. No siin on veel paar nime, et see on nüüd sotsieteedi president 1880. aastatel, kes väga palju teeb ka Läänemere maade komitee heaks ning siin on Hermann von Samson, kes läbib väga tihedalt Janseniga ning kes on siis ka Liivimaa üldkasuliku ökonoomilise sotsieteedi sekretär pikka aega. Aga on väga palju ka konservatiive, näiteks Alatskivi mõisnikud, Ernst von Nolken ja Gustav von Nolken, kes on väga selle vastu, et eestlastele rohkem iseseisvust anda ja lätlastele samat moodi, ütlevad, nad ei ole selleks võimelised, pole vaja, las nad jäävad meie eeskoste all edasi ning kõige olulisem konservatiiv on Tartu Ülikooli Vene ajaloo professor Karl Schirren, kes siis ka vastab sellele Juri Samarin, kes ütleb, et miks saaks nii palju siis rõhuvad baltlased Eesti ja Läti talupoegi, tema ütleb, et kuna meil on siin oma privileegid, siis see peab niimoodi jääma ja et eestlased ja lätlased jäävad igaveseks ajaks, igavesti peaks olema siis lätlaste või ütleme siis baltlaste eeskoste all. Ning paljuski tema nii-öelda tegevus põhjustab baltisaksa natsionalismi väga tugevat tõusu ning mõjutab lõppkokkuvõttes ka seda, et see reformiprotsess, et kaasata eestlasi rohkem kaasa maa saatuse üle otsustamisse, langeb nagu ära, mis tekitab siis väga suure lõhe siis eestlaste ja sakslaste vahel, mida tegelikult ennem nii palju nagu ei ole. Ja paari sõnaga ma mainin, et mis see Läänemere maade komitee siis ka teeb, et 1849, nagu ma ütlesin, võivad hakata mõisnikud siis raharendile üle minema, 1868 pidid juba kõik nii-öelda mõisnikud müüma eestlastele maad, kui nad seda tahavad, 1866 tuleb passiseadus, veel mitmed seadused tulevad ja vallaseadus tuleb ka 1866, mis võimaldab eestlastel rohkem ringi hakata liikuma ja lätlastel samat moodi. Need on väga suured muutused, mida Läänemere maade komiteega seoses tuleb. Ja kui me tuleme nüüd juba konkreetse põllumajanduse juurde tagasi, siis üks põhjus, miks Merino kasvatus nagu alla läheb, on nüüd seotud siis piimamarja kasvatusega, just eelkõige või juustu tootmisega, mis siis läheb Saks-Peterburi nagu viia ning selle eesotsas just siis on Eestimaa põllumajandusühing, mis 1844 tuleb, selle otsas seisab siis ka Alexander von Kaiserling, keda ma juba mainisin, ja tema toob siis friisitõugu lehma Põhja-Eestisse või Eestimaa kubermangu ning hakatakse seal piimakarja kasvandust väga aktiivselt arendama. Ja teiselt poolt Liivimaa üldkasulikus ja ökonoomilises sotsieteedis saab 1862 presidendiks pool Eesti päritolu siis teadlane Alexander Theodor von Middendorf, kes on äärmiselt reformimeelne ja kes teeb väga paljusid asju, millest ma paar sõnaga veel ütlen, ja tema toob siis nii-öelda punase Eesti mõistes ja läti keeles nagu musta angleritõugu veisetõu siis Eestisse, mis on teine ka tänapäeval säilinud siis nii-öelda veisetõug Eesti ja Läti alal, aga ta ei ole nii
palju piima ei anna kui friisitõug ja selle tõttu ta on natukene nii-öelda tema kasvatamine on nagu tagasi läinud. Aga nemad ja eriti just Middendorf jutustab väga palju piimakarja kasvatuse väga olulistest eelistest ning tema on ka see mees, tänu kellele ehitatakse siis Tapalt raudtee Tartusse edasi Riiga ja see ühendab põllumajanduslikult siis kogu piirkonna Peterburiga, mis väga oluliselt aktiviseerib siis põllumajanduse arengut just Liivimaal ja tänu just Middendorfi ettevõtmistele sotsieteedi presidendina, kus ta väga oluliselt toetab mitmeviljakasvatust, näitusid väga paljusid asju, muutub tegelikult just Liivimaa üheks kõige eeskujulikumaks põllumajanduspiirkonnaks Vene impeeriumis. Ja tal on eelis just Ukraina eest tänu sellele, kuna ta on Venemaale lähemal või Peterburile lähemal. Et see on nagu hinnaeelis tuleb sealt ja tegelikult ütleme, kui siin öelda lihtsalt, siis eestlased ise ei suutnud ennast ära varustada 20. sajandi või ütleme, kui Eesti iseseisvub viljaga, selle tõttu, et vili osteti enne Venemaalt sisse just selleks, et piimamarja kasvandust nagu arendada ja ütleme, Eesti põllumajandust see oluliselt või talupajapidamist mõjutas 20. aastate algul. Ja võib öelda, et 1914 oli Eestil alal metsa vaid 30%, põllumaana oli kasutuses tervelt 50% maast. Mõisamajandus õitses oli päris hästi mehhaniseeritud tänu siis sotsieteedi ja põllumajandus või Eestimaa põllumajandusühingu tegevusele ja ka Eesti peremeeste talud olid palju paremale järjele jõudnud, kuid see ebavõrdsus nende majapidamiste vahel oli tegelikult väga suur. Kui me vaatame nüüd natuke põllumajandusharidust, mis tegelikult ju käib kaasas sellega, Tartu Ülikoolis näiteks ju sai õppida põllumajandust ja mitmel pool Saksamaal olid juba põllumajanduskõrgkoolid olemas, siis meil midagi siin sellist ei olnud, Peterburis oli Metsainstituut, aga 1869 tuleb siis üles mõte, et teha siis eestlastele kool just selle tõttu, et Liivimaa rüütelkond annab 10 000 rubla ning seda veab siis eest Johann Voldemar Jansen, kellest meil oli juba korra juttu ja Janseni hakkab ju tegelikult välja andma esialgu Pärnus ajalehte, aga ta tuleb Tartusse, hakkab seda 1864 tegema siin ja tegelikult neid ostjaid väga palju ei ole. Aga mida sa teed, et oma klientuuri suurendada? Siis sa püüad neid muidugi harida, mida ka tegelikult ta siis tegi. Ja see on üks põhjus, miks ta siis 1869. aastal asutab Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi ja selle kaudu hakkab siis nii-öelda nagu põllumajandusharidust viima eestlasteni, et oma klientuuri suurendada, et nad rikastuksid, ostaksid tema lehte ja 1869 hakkab ta välja andma Eesti Põllumeest, mis tegelikult ilmub Saksa rahaga, sest et seda toetab nüüd otseselt sotsieteet ja Alexander Theodor von Middendorf on seal taga, et anda Eesti põllumeestele nagu paremat haridust. Ning tekib ka küsimus siis, et tuleks teha niimoodi eestlaste jaoks üks põllutöökool ning teatavasti, ja siin on näha ka veel Ernst von Middendorfi tunnistus ja sotsieteet annab ka raha Tartu Eesti Põllumeeste Seltsil selleks, et nad saaksid anda välja oma näituste eest hõbemedaleid siis erinevate kõige paremate loomade eest. Nii et igapidi vaikselt toetatakse seda, et tegelikult eestlaste olukorda parandada. Just tänu sellele, kuna Middendorf leiab, et kui ei ole võimalik kaasa aidata eestlaste osatähtsuse tõusule, siis Liivimaa üle otsustamise, et siis vähemalt tõsta nende rikkuse taset, et nad ei oleks nii rahulolematud, mida me teame tegelikult ju lõppkokkuvõttes päris ei õnnestunud. Ja tekib mõte, et rajada eestlastele suurkool, siin toimub Eesti ajaloost on see väga hästi nagu teada, ma ei lähe sellesse väga sisse, oluline on see, et Jakobson nagu tahaks teha nagu gümnaasiumit või reaalkooli, Jakob Hurt tahaks teha nagu gümnaasiumit, aga tahetakse teha eestikeelset kooli. Põhimõtteliselt seaduste järgi oli see võimalik, aga see tähendas seda, et sa pead tegelikult ise seda üleval pidama.
Ja selle tõttu eestlased hakkavad raha koguma, aga tegelikult seda raha ei tule nii palju, nad ei saa sellega tegelikult hakkama, lõpuks tekib veel tüli sellega seoses ja lõppkokkuvõttes see ei tule sellest asjast tegelikult mitte midagi välja ja Herman von Samson ütleb, et kuulge, aga teeme siis põllutöökooli, me toetame ka, teeme eestikeelse põllutöökooli sellest. Aga muidugi rahvuslikud meenestatud eestlased näevad, et see on üks väga halb asi, et umbes baltlased tahavad seda kõike üle võtta ja et meie midagi sellist nagu ei taha. Ning see tähendab tegelikult seda, et riigivarade ministeerium, kes ütleb ka, et kui te nüüd teete põllutöökooli, me anname teid Kõo riigimõisa kasutada, aga selleni ei jõuta. Nad ei toeta seda ning alles siis 1880. aastat, kui kõik oli tegelikult laiali läinud, saavad ka Eesti põllumajandusseltsid abi, et tegelikult tuleks nii-öelda ikkagi see põllutöökool eestlaste jaoks nagu teha, vähemalt alama astme põllutöökool. Ja Middendorf, kes seda kogu aeg on toetanud seda asja, isegi ütleb, et ta ühel koosolekul ütles, et ta on Eesti päritolu, et näidata, et eestlased teda usaldaksid, aga Jakobson naeruvääristas seda tegelikult. Ja lõppkokkuvõttes Middendorf kirjutab siis 1886. aastal Hurdale järgmiselt. Aasta eest mõtlesin ma teist sageli, aga kirjutamiseni ma siiski ei jõudnud. Kui oleks olnud võimalik rakendada eestlaste kogutud rahaühe läbinisti Eesti põllumajanduskooli tarvis, siis oleksin ma end täielikult sellele asjale pühendanud ja selle ärganud rahvalikkuse suurejoonelise mäletusmärgi kapsapeadest röövihimuliste käest päästnud. Inimkonna areng aga käib ikka kui laine üles ja laine alla. Aga kahju, väga kahju on nende ühepäevikutest inimeste pärast. Oli tema nii-öelda hinnang sellele poliitilisele kismale, mis seal toimus. Ja selle tõttu, kuna lõpuks riik võtab selle oma kätte, siis Aleksandri kooli kapitaliga tehti venekeelne linnakool ja vaidlused põllutöökooli asukoha järgi ei võimaldanud siis ka Kõo mõisas rajada põllumajanduskooli ennem 1914. aastat ja alles siis 1915 hakkab see käima, see kool venekeelsena, mitte eestikeelsena, ühesõnaga 45 aastat hiljem, kui tegelikult reaalselt oli see mõte tehtud. Siis jõuti aru saama sellest, seda tegelikult tõesti oleks nagu vaja. Ja siin uus põllumajanduse tõusu algus, tegelikult ütleme see talude päriseks ostmine, eestlased võtsid väga palju laenu, nad ei tulnud välja seal ja tegelikult väga paljud ka talud laostasid 19. sajandi teisel poolel ja uus tõus tuleb siis Jaan ja Jüri Tõnissoniga. Jüri Tõnisson, nad rajavad tänase nii-öelda siis Miina Härma gümnaasiumus, neil on suur aiand, kus nad kasvatavad erinevad asjad ja Tõnisson rajab ka Tartu Eesti laenu- ja hoiuühistu, mille eesmärk on siis eestlaste põllumajanduslikku tegevust nagu toetada, alustatakse uuesti põllumajandusnäitustega ning tekib nii-öelda Tartu renessanss ja põllumajanduslikult hakkab kõik tegelikult nagu ülesmäge minema ka eestlastel. Ja ka tuleb siis esimene põllutöö kooli moodi asi, mis on siis vahi põllutöö kursused, neid vene seaduste järgi, kui sa ise maksid, said sa ka teha nii-öelda nagu eestikeelsena ja nüüd lõpuks siis eesti keeles saadakse ka seda asja teha, aga need on kuni 6 kuud ja ei ole nii-öelda nagu põllutöökool, mis oli tegelikult oleks olnud siis nagu eestlaste mõistes nagu kallim. Aga tuleb esimene ilmasõda ning see laostab siis Eesti majanduslikud see Eesti laostub on ju, Eesti saab aga samal ajal iseseisvaks ja selleks, et niimoodi kuidagi eestlasi või talupoegi siis aktiveerida, et nad oleksid valmis iseseisvusest võitlema, lubatakse siis mõisnike maa natsionaliseerida, mida ka tegelikult tehakse ning maa natsionaliseeritakse, aga need talud, kui palju neid inimestele antakse, on kuni 20 hektarit, need ei ole väga suured ja 30-ndatel tehakse tegelikult ka kuni 2 ja 3 hektarilisi talusid, mis on tegelikult nagu väga väikesed ja kui suurmajad on läinud, see ei aita tegelikult põllumajanduse arengule väga kiiresti kaasa. Aga eestlased, kes nüüd leiavad, et nad saavad teha oma põllutöö koole, siis
põllutööministeeriumis otsustatakse, et iga kihelkond peab saama oma põllutöökooli. Siin on nüüd näha kaart aastaga seisuga 1934, et seda pole nagu saavutatud, aga neid põllutöökoole on siiski päris mitmeid, aga mis on oluline, nii nagu ka Vene ajal, nad jäävad põllutööministeeriumi alluvusse, nad ei ole seotud üldise nii-öelda Eesti haridussüsteemiga, mis allub siis haridusministeeriumile, mis tähendab seda, kui sa põllutöökooli lõpetasid, siis sa tegelikult ülikooli minna ei saanud, sa pidi minema gümnaasiumisse eraldi, nii et see oli suur lõhe oli seal vahel sees ja see ei mõjunud nagu Eesti nii-öelda arengule, hariduslikule arengule väga hästi ja sisuliselt see põllutöökoolidel nagu tupiktee. Ja tegelikult seal väga palju neid õpilasi, umbes 8000 lõpetas, neid ei ole väga palju, et see tekitas tõsiseid probleeme, alles siis 1935. aastal nad siis ühitatakse, kas mul siin ei olnud veel kirjas, hea küll, see selleks. Aga teiselt poolt otsustatakse siis rajada eestikeelne ülikool, siin on ülikooli peahoone umbes 1918 aprillis umbes, ja eestikeelne ülikool hakkab tööd siis 1. detsembril 1919, aga väga paljusid õppejõudusid ei ole, eestlased teadust sisuliselt ei ole, neid inimesi on vaja tuua siis välismaalt. Ja teine Eesti alal oli olemas üks põllutöökool või põllumajandusliku kallakuga kool, see oli Tartu Veterinaaria Instituut, rajatud 1848, seda peahoonet enam täna ei ole, ja kus tehti väga olulist teadustööd just eriti veisekatkuga ja mitmete teiste haiguste ennetamisel, ravimisel ja need veterinaariakooli lõpetajad olid Venemaal väga hinnatud. Ma ei lähe sinna väga sisse, ma räägin lihtsalt siin, et siin on näha ka Middendorfi, kes oli esimene audoktor või auliige sellel veterinaaria instituut, tegeles ka hobuse ja toritõugu või Eesti setuka arendamisega ja tegi isegi ühe niisuguse hobuse nii-öelda siis skeleti lasi valmistada. Siin on näha nüüd põllumajandus- ja loomaarstiteaduskonna nii-öelda hooned, mis täna on osaliselt alles, et siin paar hoonet, see on lagunenud ja siin eriti ei ole mitte midagi, on nagu park delta vastas siis ja siin on Raadi hooned, siis põllumajandusteaduskonna omad, kus on näha siis katsepõllud ja kõik, mis tegelikult ka tänaseks neid kõike mitte midagi enam ei ole, et sõjas see kõik hävis. Aga seal on ka suured probleemid, nimelt Veterinaaria Instituudi juures on see, et seal on eelkõige saksakeelsed inimesed, see on venekeelne ja Eesti riigis on arvamus, et neid polegi tegelikult vaja, õpetame välismaal veterinaare, et see on kallis, see oli ka kõige kallim eriala tegelikult Tartu Ülikoolis, mida õpetati ja kui sa mõtled seda, et mõisad on ainult seal kuni 20 või talud on kuni 20 hektarit suured, siis sa hoiad alati veterinaari või kelle pealt kokku selleks, et milleks maksta selle eest, kui on võimalik tasuta või ise seda oma mõnda lehma seal ja hobust ravida. Aga lõpuks ikkagi vaidlused teaduskonna üle käivad, lõpuks see siiski jäetakse ja aga ütleme just see ka, et umbes saksakeelne ja see ikkagi ei ole nagu väga hea. Ja teised probleemide ring seostub siis põllumajandusteaduskonnaga. Kogemus puudus, tsaari ajal polnud sellist asja olnud. Kõik need mehed, keda te näete, metsateadlane Andres Mattiisen, mullateadlane Anton Nõmmik ja veise või ütleme siis veise eriteadlane Jaan Mägi, nad kõik on hariduse saanud siis Vene süsteemis, nad ei tunne Saksa süsteemi, nad ei ole ka teadlasteks tegelikult koolitatud, aga siia põllumajandusteaduskonda välismaalasi tuua ei taheta ja peab oma jõududega hakka saama ja paljuski tegelikult konstitueerib see põllumajandus või see teaduskonna ennast ise ja tegelikult ütleme, vaadata nüüd poliitilist tasandit, siis põllumeeste kogud eesotsas Konstantin Pätsi ja teistega leiavad, et põllumajandusteaduskonnas suurt kasu ei ole. Ja mõnes mõttes see ka niimoodi on, et jälle, et kas võib-olla oleks võinud neid põllutöökoolides tegelikult koolitada, sest et agronoome ja neid jälle ka majandid nii või need
talumajapidamised nii väiksed, kas sul on seda tegelikult nagu reaalselt vaja. Ja kõik need kes seal lõpetasid põllumajandusteaduskonna, pidid tegema siis diplomitöö, see on ainus koht, kus Tartu Ülikoolis pidi Eesti Vabariigi ajal seda tegema ja nad pidid tegema siis ühe talu nii-öelda siis arengukava, mis siis oli nende diplomitööks. Et nojah, et põhimõtteliselt ütleme nii, et nad ei saanud väga hästi see põllumajandusharidus kõrgkoolis ja praktilises nii-öelda põllumajanduses tegelikult nagu kokku. Nad elasid nagu müüride vahel, nagu mõned põllumajandus juhtivad poliitikud Eestis rääkisid. Et selles mõttes suht keeruline olukord. Aga teistpidi Eesti peab midagi eksportima ning mida juba ennem siis, mis oli Venemaale väga suuresti läinud, nüüd Venemaa enam seda ei võta, tuleb leida uusi turgusi ning Eesti või hakkab minema siis lääne poole, nii palju kui see on võimalik, väga paljuski selle taga on siis riigivanem ja majandusminister Otto Strandman, kes selle teemaga siis Eestis tegutseb ning kui vaadata Eesti koalitsioonilepinguid 1920-ndatest kuni 30-ndate teise pooleni, siis põllumajanduse arendamine seal kogu aeg sees, erinevate toetuste maksimine põllumeestele, nad üldse kuidagi nagu läbi saaksid, et see on kogu aeg nagu niisugune väga oluline teema siis läbirääkimiste juures ja põllutöökoolide arendamine ja nii edasi, et selles suunda püütakse nagu väga arendada, aga näiteks ülikooliga seoses jutte ei ole. 32. poolel ma olen juba rääkinud ka siin erinevates varasemates loengutes, tuleb rohkem põlevkivitööstus sisse, mille taga seisab Karl Selter ja võib öelda, et see põllumajanduse prioriteetsus natuke nagu kaob, sest tööstusriik on ikkagi nagu toonasel ajal kõige tähtsam ja autoriteetsem, et Eesti peaks ka tööstusriik olema ja see mõnes mõttes mõjutab seda, et võib-olla põllumajandus konkreetselt ei ole nagu nii, ütleme seal esimese, teise koha peal nüüd konkureerib põlevkivi tööstusega. Kui nüüd mõelda selle peale, et kui Päts kehtestab oma režiimi või selles mõttes võtab nagu võimu, siis tema leiab, et kõik, mis ennem on tehtud ja on tegemata jäänud, tuleb nüüd ära teha. Ta leiab, et tuleb keskkoolide süsteemi muuta, teha sinna nagu sisseastumiskatsed, ülikoolidesse tehakse sisseastumiskatsed, ühendatakse siis põllutöökoolid haridusministeeriumiga, et see läheb nagu ühe süsteemi alla ning hakatakse ka teisi rakenduskoole asutama, sest Päts leiab, et kui seniajani polnud ju tegelikult võimalik kuskil mujal peale ülikooli õppida, siis nüüd, et rohkem suunata nagu praktilise hariduse juurde eestlasi, et kõik ei pea ülikooli minema. Et ülikoolis siis ju ka tulevad siis katsed ja lõppkokkuvõttes hakkavad kõige paremad ainult nagu ülikooli sisse saama. Ja see kahtlemata mõjub tegelikult hästi, aga see reform jääb nagu lühiajaliseks selles mõttes, et tuleb juba Nõukogude okupatsioon ja siis Saksa okupatsioon ning väga paljuski nii-öelda see vana struktuur küll säilib, aga see uuesti ülesehitamine võtab päris pikalt aega, eriti mis puudutab just põllutöökoole. Ning siin ongi näha nüüd Tartu Ülikooli siis 1944. aasta sügisel ja siin on näha, et mis on alles jäänud siis raadist ning siis veterinaar- või loomaarsti teaduskonna hoonetes. Need purustatakse, õppejõud lähevad tegelikult suuresti minema ja võib öelda, et põllumajanduslik kõrgharidus ja haridus on üldse nagu maale, võiks öelda suures pildis. Ja ta ei kosugi tegelikult seniajani, kuni siis toimub kollektiviseerimine 1949. aastal ja suur küüditamine, mis siis uuesti mõjutab nüüd arengut, ütleme siis vähemalt põllumajandusega seoses kindlasti positiivselt, kuigi inimeste vaates see on loomulikult vaieldav ja siin on näha, et 1951. aastal asutatakse siis Eesti Põllumajanduse Akadeemia just selleks, et uuesti teha tagasi suur põllumajandus,
mis mõnes mõttes oli siis olnud tsaari ajal nii-öelda nagu peamine sissetulekuallikas ning nüüd tegelikult ongi suures hulgal vaja nii agronoome, veterinaare, maaparandajaid ja kõiki teisi põllumajandusmehhaniseerimist nii edasi, mis seni oli küll mingil määral kogu aeg eksisteerinud, aga nüüd hakatakse nii-öelda suurt põllumajandust tegelikult arendama. Tuleb maakuivendus väga oluliselt, et siin on ka selline looduslik ümberkujundamine tuleb, et siin oli soode vastu väga aktiivselt võideldi, just tähistati 100 aastat Viktor Maasingu sünnist ning Viktor Maasing oli üks neist Tartu Ülikooli professor, kes võitles siis soode kuivendamise vastu, mida siis Eestis väga aktiivselt ka alates siis 50ndate teisest poolest tehakse. Et mis siis looduskaitsjatele ei meeldi, siis põllumajanduse ja melioratsiooni seisukohalt oli see muidugi oluline. Kui vaadata seda nii-öelda põllumajandust just Eesti Põllumajandusakadeemias, siis Arnold Rüütel, kes oli seal 1970ndatel või 60ndate lõpust 70ndate aastate keskpaigani, siis EPA rektor, tema tegeleb suuresti sellega, et piima nii-öelda karusselle hakata arendama, kus siis automaatsed lüpsimasinad tehakse umbes sama, mida Hollandis nagu tehakse ja tõesti saavutatakse edu, aga masstootmisse see ei lähe. Nii et selles mõttes ta jääb siia Nõukogude Liidu nagu piiresse ja turu hõlvavad siis suuresti Hollandi ja Taani ning teiste nii-öelda nagu piimalüpsi karussellid. Nii et ma tahan öelda, et mõned asjad, mida Eesti Põllumajandusakadeemias tehti, on olulised, aga ütleme see kaader, mis anti nagu nendele suurmaja pidamistele, tegelikult aitab nii-öelda nagu Eesti põllumajandust uuesti kõrgemale tõsta. Ja tänaseks päevaks on arenenud siis Eesti Põllumajandusakadeemiast välja Eesti Maaülikool, siin on praegu näha ka ülikooli peahoone ning kus kohas täna on siis nii Eesti toidu tootmisega tegeletakse, kui tegelikult väga suurel määral tegeletakse ka sellega, et just jätkusuutliku looduse jätkusuutlikkusega ning ütleme keskkonnakaitselised teemad, mis on tänasel päeval oluliselt nii Eesti poliitis kui ka üle maailma nagu tähtsad. Ja muidugi peab ütlema seda, et kui suur põllumajandus saab omadega läbi, siis rakenduslik kõrgharidusala, eriti mis siis Põllumajandusakadeemias on antud, see väga tugevat vähikäiku, talud antakse ju tegelikult endistele omanikele tagasi. Me teame, et sealt suurt põllumajandust jälle välja ei tulnud, et tänasel päeval ju need suured põllumajandusfirmad, mis Eesti alal töötavad, on veel oluliselt suuremad kui kolhoosid, nende tööviljakus on palju suurem, Eesti nii-öelda põllumajandusfirmad on oma tootlikkuselt maailma absoluutses tipus, eriti just piimakarja ja piima tootmise poolest ühe lehma kohta. Need on müstilised arvud, mis ikka 10 000 liitrit või ma võin praegu eksida, aga enam-vähem täiesti müstilised suurused, mis on, aga see just tuleneb sellisest suurusest ja väga moodsates sisse seades ka see väike põllumajandus ennast nagu tegelikult ära ei ole tasunud. Ja ma võtan nüüd kokku selle teema niimoodi, et siis Eesti põllumajanduse areng on läbi aegade sõltunud väga suurel määral Balti-Saksa mõisnike põllumajandusliku hariduse paranemise käigust, mis algas siis 18. sajandil koos valgustusliikumisega ning viis Liivimaa üldkasuliku ja ökonoomilise sotsiateedi asutamiseni 1792. aastal, mis oli keskne põllumajandusselts ja põllumajanduse arenguorganisatsioon nii Liivimaal, tegelikult ka Kuramaal ja ka Eestimaal, ühesõnaga kogu Eesti ja Läti alal oli see kõige olulisem. Ja eestlaste teadlikkus põllumajanduses kasutatud võtetes kasvas tänu siis Johann Voldemar Jansenile, kes soovis talumehele müüa oma ajalehte Postimees ning Middendorfi vahendatud tänu sellele rahale. See võimaldas käivitada siis tal Tartu Eesti põllumeeste seltsi ja sellega ka siis Eesti põllumeeste põllumajandusnäitused, mida siis hakati üle maa tegema.
ja laiem põllumajandusliku hariduse levik jäi eestlaste endi seas tänu nende vastuoludele Aleksandri kooli küsimuses väga pikaks ajaks tegelikult toppama ja oma põllutöökoolid ja põllumajandusliku kõrghariduse omandamise võimaluse said eestlased alles siis pärast Eesti Vabariigi sündi. Aga vaatamata suurtele investeeringutele ja ütleme toetustele eelkõige, mitte investeeringutele, jäi põllumajanduse areng Eesti Vabariigis siiski kiduma, kuna majandid olid talud olid liiga väikesed sageli selleks, et väga olulisel määral tõsta oma tootlikkust ja kõik need meiereid ja see ei töötanud võib-olla nii aktiivselt, kui see tegelikult oleks võinud olla. Ja alles siis saab see kiirema arengu pärast siis küüditamist 1949, millal sünnivad siis suurmajandid sarnaselt siis tsaari ajaga. Ja nagu ma juba ütlesin, siis suurmajandid domineerivad Eesti põllumajanduses tänagi ja vaatamata selle, et 90ndatel aastatel üritati siis põllumajandusele üle minna. Ja neil on väga suur siis tootlikkus ja efektiivsus on ja eriti siis piimakarja kasvatuses. Et sellega ma siis lõpetaksin. Aitäh!